Mis puhul see rist on, mis versioonid selle risti jaoks on? Oi, küsige täpselt. Sellepärast ma olen küsinud, mitte keegi ei tea. Ma arvan, et Tõnu teab. Ei tea, ma ütlen selle, kui see Aave, kes uuris siin kiriku ajalugu, ka ei ole kuskil kirjutanud midagi märkinud. Ma arvan, et ta ikkagi teab sellepärast, midagi. et sellist risti, esiteks ta on kindlasti väga-väga vana, mina pakun oma 500 aastat. Ja, aga kuna ma alles hiljuti avastasin, et neid niisuguse kiriku juures on kuskil Eestis, mul läks meelest ära, kuskil kiriku juures on veel pandud niimoodi, kiriku juurde vana rist. Ja see mälestab ikkagi, kas mälestab mingisuguseid suuri annetajaid, mingit sõda või midagi niisugust sündmust. Ja mina hakkasin mõtlema, et aga äkki on see Liivi sõja puhul, et kui see kirik purustati seest kõik täitsa tühjaks praktiliselt ära, kui see põlemine on Liivi sõja, et see peab olema väga vana, aga et vaevalt, et siia keegi maetud on. Ma ei usu seda, see on mälestusrist. See on mälestusrist. Ja, aga ta on niivõrd vana, et ma proovin jälle arheoloogidega rääkida, et no vaevalt, et tasub siin sondeerima, kaevama, aga ma ei usu, et siin maetud kedagi. See mälestusrist, et kui vana see võiks olla, kui see peaks olema kiriku loomise ajast, no kujutage ette, 800 aastat vähemalt. Nõukaajal ka oli siin või? Jaa, ta on kogu aeg olnud. Ta on kogu aeg olnud ja see on erakordselt vana rist. See on vanadel võtadel juba. Ja sellepärast selle risti kuju on ju ka nendel baltisakslastel aegadel on ka tekkisud, pandi selliseid riste ju. Ja selline kompaktne ja et see on ääretult huvitav, kui saaks teada, mida see rist siis tegelikult tähistab. See oleks väga hea. Mina tõstan selle küsimuse selleks üles, et kõik uurige kirjandust. Ja kuna ma... Tõnu poole anname ülesande. Ta on maja peremees. Aga võib-olla ka Tõnu teab. Ja sellepärast, et ükskord ma küsisin siin surnuaia pühal ja kõik arvasid, et no siin on keegi maetud ja umbes niimoodi. Tegelikult oli see, et ma alles hiljuti avastasin kirjanduses, kuskil Eestimaal kiriku juurde pandi mingisuguse sündmuse tähistamiseks vana rist. Kas ta oli nüüd see päikeserist või selline, ma ei tea missugune, aga ma uurin, ma võib-olla leian selle üles. Ja siis mul tekkis mõte, et äkki on see ka seotud selle ajalooga, et see on ülimalt vana. Mina tean nii palju, et on mõni vana inimene tulnud ja ta teab, et tal on inimene siin kalmistul maetud, aga ta ei tea, kus. Ta ei mäleta enam, ta ei leia. Ja siis ta paneb siia külla. Vaat see on ka tore mõte, jah. Mitte ei lähe vabadussõjadus sinna, vaid ta paneb siia. Sinna pannakse eraldi nendele, kellel keegi ka on kaotanud. Ja mina panin seda tähele, et siis, kui hakati lubama surnuaeda siia matma, siis kuskil 200 aastat tagasi või kuskil nii kaua, siis jälle maeti. Muide, need piirkonnad on niimoodi, et näiteks sealt poolt otsast sinna Kiviaiani on puha linnapi, kui ma hakkasin vaatama neid, need on külade kaupa. Külade kaupa on piirkonnas on kõik lähestiku inimesed ja tahaks terve surla läbi käia, osa on muidugi ära rikutud, see süsteem oli selliselt paigutatud. Ja avastasin just, et nimede järgi, et külade kaupa on lähestiku maetud, terve piirkond niimoodi võetud. Et ilmselt on kogu see surna, et sellised kuulud. Küsin vahepeal, kas vabadussõjas langenud meestest on meil siin kalmistul leidmata üles 2 nimed, Matster Kaugust ja Viismann Gustav. Kas keegi on kuulnud selliseid nimesid? Kas sealt pealt otsite lugeda? Ei, see on meie andmebaasidest. Peab vaatama. Lugege, seal on nimed üleval. Kus seal? Ausamba peal. Ei, seda just. Peal küll, aga kus ta reaalselt on maetud? Kus on maetud? Tegelikult on, muide Sipelgal oli ka tuli välja, et otsiti taga või selle ja sinu käest ma pidingi küsima. See Strauss ja siis Grillo just küsis minu käest ja siis ma saingi teada, et need nimed on täitsa teada otsitud. Aga sa Avo kohta tead seal Sipelgal või? No vaata, Berentsen umbes teab, seal on ikka võsasse kasvanud. See on Sipelga surnuaial. Kui sealt väravast sisse minna, see tagumine osa on kõvasti võsastunud. Me puhastasime sealt eespoolt ära, aga need hauad on tagapool. Aga kas seal on midagi kirju või seda tuleb uurida? Aga maetud seal. Aga üks langenud oligi ka Leesi nimeline või?
minu sugulasi leesid on Lehtsest pärit. See suguvõsa on Lehtsest pärit. Väga paljud. Ja see, kes see sipelgale on maetud, see on ka Lees või? Ja on vabaduses langenud mees või? Aga ei, seda ma ei tea, et oleks Leesi nimeline. Aga mulle helistada Põlva kandist osa, ma tean sellised inimesed, näiteks mul on mehe nimi ja see on Eestist lihtsalt muudetud nimi Eesti ajal, tal oli Rootsi nimi hoopis ja Lees pandi. Üldse ei ole sugulasi. Mina tean jälle, kes on päris. Jaa, aga üldiselt on Lehtse kandist. Lehtse vallast on leesid pärit laiali. Lehtses on 10 leesi praegu. Ja, need on sugulased omavahel, genealoogidel oleks parasti uurida, kui suur see suguvõsa. Nad on laiali läinud ja jõudnud Lõuna-Eestisse välja leesid. Aga jah, osa tuli välja, et on lihtsalt nimi muutumisega 30. aastatel võetud see nimi. Nii et ei pruugi sugulane olla. See praegust on Tartu volikogu liige üks leesi nimeline Mihkel oli minu meelest. Küsis minu käest, et kas me oleme sugulased. Ei ole sugulased. Aga lähme siis liigume natukene, et mis siin ikka siis jälle, kas selle siin ees olid need Perensenid, mis olid. Perensenid olid jah, siin lähedal kohe üks haud. Perensenid olid ka üks väga väärikas nimi, vallavanem olnud siin ja volikogu liige ja kooliõpetaja üks suguvõts ja üks siis selle noorem Valdek Perensen asutas metsakooli, oli seal direktor, on sportlane, on praegu elus veel Ambla kooli, ta lõpetas, muidu ta käis Käravete koolist ja siis tema rääkis, et sugulastest läksid Perensenid muiskas Ameerikasse ja on külas siin käinud ja 2 sugulast, kelle plaadid seal ees on, need on lähisugulased, nende järglane on Totu, annab tunda lähisugulasena. Nii. Helene, sa rääkisid Perensonist, aga kui hundist räägid, seal hundid tulevad. Tulevad või? Kes see hundi ära tundis? Perensenid, jah. Perensenid tulevad kõik, võtame selle poolt. Perensenid suguvõsa on nii tore. Milline mälu peab olema? Kuidas see Valdek? 50. Ma olen siit ära 62, eks ole. Oota, kas teie olete seal Ameerikas või? Rene Viljat. Kas teie olete siis Ameerikas selleks või? Kuidas? Ega teie Ameerikas ei läinud? Ei, tema on ikka koha peal eestlane. Ma tulin üle sealt, olin 6 aega seal. Olite lihtsalt seal ja olen käinud seal ka. Mul jälle Valdekuga rääkisin just. Valdek käis ka Ambla koolis ja... Käisin tütrel külas ja käisin seal. Soo ja. Vaata kui tore ja Perensenid olid jälle. Kas teie ema elas sealt, kui hakata Linnapää poole minna parem? Ja, ma sealt praegu tulin. Seal sai kõik kordajad niidetud ja kõik viljad eitsevad ja majapidamine käib ja Valdek käib ka seal ikka järjest. Kui midagi teha ei ole, maal igav olla. Ei, maal ei ole igav. Kui tööd on tehtud ja laud on kaesus, siis me läheme sinna. Siin ei ole jõge ega mäge. Perensenide sugupuu on jah üks väga tähtis ja nad olid ka vallavolikogus ja nii edasi. Vaadake nüüd üles seda samust jälle, seda roosakent, mida siis ka tahetakse korda teha. Mis ekskursioon siin on siis? See roosaken on niisugune tore. Kui te tahate seda ajaloohuvilised, vaadake, mis seal alla on. Ära kusi kirjutud. Lugege välja, mis oli. Ja mul käis onu siin 91. aastal, millal ta oli siin. Ameerikast. Andis kirikuõpetajale, ma ei tea, $100 või $200. See venekeelne tekst kutsutage ära. Ja. Et ta on siin rahvusvaheline vene, ühesõnaga, et on muidsuskaitse all, aga näete, see on tead. Arhitektuuri mälestusmärk ja selle venekeelse teksti. Ja. Minu onu Torontos, kes oli tead, äge vanamees tead. Kuulge, siin on siis jälle, vaadake neid parunite fondide haudu ka. Siin on siis selle Lehtse hüüned ja see esimene haud kohe siin on väga oluline, see hüüne on Euroopa esimese, ütleks maailma esimese liblika kollektsiooni looja. Ta oli niisugune loodusuurija ja ta annetas Tartu Ülikoolile selle liblika kollektsiooni. Ja on kultuuriluku läinud tema proua samamoodi. Nii et hüüne oli, muidugi toetasid nad Lehtse rahvast, toetasid ka seda Ambla kirikut, seda kogukonda. Aga kus oli selle Lehtse mõisa see kõrts? Kas sa seda tead või? Jah, Agnese hospital. Kas see Agnese hospital ise oli? Jah. Aga minu arust oli ta üks ennemel, mis ära põles. Ei, see oligi, algul oli ta seal Lehtse kõrts. Pärast Lehtse kõrtsi likvideerimist läks sinna kool,
ja peale kooli siis Üüne oma esimese abikaasa Agnese mälestuseks siis püstitas selle hospidali sinna. Ja siis ja 1896 siis ta selle parun Üüne siis annetas selle hospidali siis selle kirikule. Ja. Seal selles hospitalis sain mina siis ka 30 süsti kõhtu ümber laba. Ei, sina ei saanud, sina said siis haiglamajas. See oli haiglamaja. Oota, see põles ära. Jah, see 42. See oli siin ja see põles ära. Aga see oli haiglamajas. Haiglamaja on alles ja oota, see haiglamaja oli ka mingi, see oli kaua aega ju, see oli vist ehitatud ka sünnitusmaja kõik edasi. See mees on sündinud seal, kes selle... Ja ta ütles ja, et tema on seal sündinud. Kõrtsidest läks juttu ja Lehtse inimesed ütlesid sama Kirsi-Mari, tegelikult see on nüüd siis pruunakõrts, ütleme. Et see pruunakõrts ja see külmine tiib, mis pood on, see on siis ehitati hiljem juurde see kuulmata kauplus nii-öelda. Tema ka rentis selle välja. Seda mina arvasin, et see on... Lehtse kõrts ja pruunakõrts ja Amblas oli ka see udukõrts ja... Udukõrts ka, jah. Vaata, seda samust mina mõtlesingi, et see oli kindlasti kiriku väravas oli mõisakõrts kindla peale alguses. Siin oli 5 kõrtsi ümber. Ja. Ühes kuskil raamatus oli öeldud 7. Aga ma ei tea jälle, aga no 7 mõisa või ümberringi, seal Märjandi oli ju ka karjamõisad ka, aga see oli Pruuna siis selle mõisliku kõrts oli. Jah, mõlemad, üks oli seda ma kahtlustasin. Lehtse kõrts ja see oli Pruuna kõrts. See oli Pruuna. Kuna sellepärast olid need nimed, sellepärast, et need maad olid nende omad. Kelle maa peal oli, siis vastavalt Roosna kõrts oli ka siin, aga Roosna kõrtsi mina ei tea, kus ta füüsiliselt asus. Ja see, mis see udukõrts on, ütleme, see oli selle Kurumõisa maade peal, et see oli nagu uus sinna. Ja ma ei tea ka, kus oli Rakakõrtsi, ma ei tea. Et Raka läheb sinnapoole, eks? See ongi see udukõrts, aga Kurukõrtsi ma ei tea. Udukõrts oli Raka oma. Aga seda, kus on Roosna kõrts, seda ma ei tea. No see pidi ikka Roosna pool olema. Ei, ta siin kuskil lähedal, ütleme, füüsiliselt oli Amblas, aga... Aga kuskil siin risti peal, selle Tammsalu tee, kuskil siin lähedal pidi olema. Ka nimetuseti nagu Lehtse ja Pruuna kõrts, ütleme, Lehtse jääb ju sinna, jumal teab kaugele, aga... No ja, oota, ma vaatan, kas seda me näeme, ma näitan seda hauda, kus see kirikutorn kukkus peale. See on ka omamoodi huvitav. No tulge vaadake, ajalugu jäetakse alles. Vaata, kui see sammune kirikutorn 75. aastal maha tõmmati, eks ole, ma rääkisin, et 67. tormi järele ta asi viltu vajus ja see torn kukkus siia peale ja see on spetsiaalselt perekonna poolt jäetud nii, nagu ta siis kukkumisel jäi. See lihtsalt meelega ei parandatud ära, sellepärast, et see on nüüd selle kirikutorni kiivri, kui kirikukiivriga ühenduses, et ta on niisugune märk, jääb ajalukku. Vaat niisugune suhtumine on perekonniti. Ja mis on veel huvitav, on see, ütlen jälle, siin lähedal näete värskelt värvitud 3 risti seal kohe ja terve plats. See on väga huvitav, sattusin just alles hiljuti kokku nädal tagasi omanikuga. Seal on 4 põlvkonda maetud, värskelt ära värvitud ja need on Lemmingu nimelised, kes on siis praegu see noorem ja on siin Roostast pärit, Roostla selle igipõlise muinasaegse talupidaja, metsamees Toomas Lemming, kes aitas ERSP-d teha ja nii edasi, on Ambla erametsaühingu juht praegu ja tema nimi, näete, Lemming on siin ka. Ja siis temal on tehtud jallutuskäik talumaades. Ta näitab, kuidas tuleb metsa hooldada, kuna ta on metsanduse lõpetanud ülikoolis. Ja tal on see suur õpperada. Seda on huvitav jälgida. Ja ta on korjanud ajalugu kokku. Hästi palju tal on kodus. Oma talu õues muuseum, pandud igasugused esemed niimoodi klaasi alla ja stendidesse saab vaadata kõik leiud ümbruskonnast
ja tema hakkas otsima kõikvõimalikke vanu heinaveoteesid, taliteid ja suveteid ja siis neid vanu keldreid ja lubjaahjusid ja kõikvõimalikke niisuguseid objekte. Ja ta on kõik need sinna lähipiirkonnas kaardi peale vannud ja nendest igalt poolt on tal ka siis võetud ka eksponaate ka ja need on tema talus välja pandud. Me tegime ühe ekskursiooni kunagi sinna, see on väga huvitav mees, väga huvitavalt ajalugu korjanud ja jätkab siin metsaühistu juhtimist ka. Mina olen ka selle metsaühistu liige oma 6 hektariga ja tema just näitas, et ta värvis ära oma perekonnad, 4 sugupuud. 4 aru on kõik siia vahetud, 4 põlvkonda. Et kuidas inimesed hoiavad mõned oma neid kohti. Aga nüüd on siit kuskilt vahelt siit ei saa läbi. Siit ei saa, roovad on ees. Kas õnnestub siit kuskilt? Ja ei, siit ei saa läbi muidugi. On vaja minna, ma ei tea, kas oli seal või?